Aga mitte ka väga päris ajalehe Äripäev 20. sünnipäevale pühendatud heategevuslikul malesimultaanil kogunes Haapsalu noore malegeeniuse Ottomar Ladva toetuseks ligi 40 000 krooni. 12-aastane koolipoiss on oma vanuseklassis juba praegu Euroopa tippude hulgas. Ottomar ise peab oma suureks eeskujuks malelegendi Garri Kasparovit. Kes veel Ottomar Ladva nime kuulnud pole, tasuks see meelde jätta. Eestile võib olla sirgumas uus Paul Keres. Juba 4-aastaselt isa käe all malemängu selgeks saanud Ottomar tegeleb sellega päevas vähemalt tund-poolteist. Lahtise pea ja kiire taibuga Haapsalu koolipoiss on juba nüüd kuni 12-aastaste seas Euroopa valitsev kiirmalemeister ja Euroopa meister välkmales kuni 14-aastaste vanuseklassis. Ma arvan, tahaks tavamales saada Euroopas mingi medali. Maailmameistriks, kui suureks saab? No ma ei usu, et see on. Miks? No, ei ole nii tugev. Ma just vaatasin tema partiisid ja ma julgeksin kinnitada, et tema partiide kvaliteet on küll midagi suhteliselt enne nägematut. Kui vanalt ta esimest korda isale pähe tegi? Ma arvan, et äkki ta võis olla kusagil 7 või 8, ütleme, kui me veel võrdselt mängisime. Aga peale seda hakkasin ma juba vaikselt alla jääma. Ahaa keskuse filiaalis Vabaduse väljaku all klõbisesid täna malenupud. 20 laual olid Igor Rõõtavi vastas ettevõtete esindajad ja mäng käis raha peale. Iga partii kaotaja annab Ottomari toetuseks 1989 krooni. See on number, mis tähistab Äripäeva sünniaastat. Viigi puhul tehakse summa pooleks. Vana malehunt Igor Rõõtav tunnistas enne simultaani algust, et pole ise 20 aastat mänginud ja närv on kõvasti sees. Esimene hirm oli see, et äkki ei tule mitte keegi mängima. Nüüd ma näen, et mängijad on kohal, nüüd ma kardan, et äkki ma kaotan kõik partiid. Nad võivad mulle armutult ära teha. Minu jaoks võib see olla üks suur fiasko, aga Ottomar igal juhul võidab. Kas on soov rohkem võita või heategevuslikult kaotada? Ma arvan, et täna kaotajad ei olegi siin nende laudade taga, kõik võidavad. Ottomar ise arvab omal vaiksel moel, et tänastest mängijatest saaks tema tõenäoliselt jagu küll. Mis sina, Margus, arvad, kas male on sport või mitte? Ajugümnastika kindlasti. Meie praegu aga siit lõpetame, õige pea alustab aga OP oma kultuurijuttudega. Ilusat õhtut!